28. oktoober aasta 2011, varane õhtupoolik, Tartu Ülikooli peahoone nõukogu saal. Kell 16.15 tõuseb kõnetooli sitke, kõhetu, selge silmavaatega, veendunud olekuga 75-aastane mees ja hakkab kõnelema huntidest, õieti hundi ja inimese suhetest Eestis läbi aegade. See on Ilmar Rootsi, kes hakkab kaitsma oma doktoritööd. Kumb siis kumba on kiusanud? Hunt karjalapsigi viinud ära. Hundile omakorda jahte armutult peetud, siiski talupidajad temaga arvestanud. Viibisin tol tunnil ja tundidel seal ülikooli nõukogu saalis ja tajusin sellist omapärast kahetist atmosfääri tekkimas. Ühelt poolt väga põhjalik arhiivitöö ja tööallikatega, aga teisalt selline küsimus kerkis üles, et kas see üldse on töö, mis vastab tänapäeva doktoritöö nõuetele. Ja siis sai otsustavaks hoopis üks uus asjaolu või faktor, mis hakkas üha rohkem nagu ilmutama. Nimelt see, et dissertant tundis väga hästi oma uurimisobjekti. Selgus, et ta on koos hundiga piltlikult öeldes mitu puuda soola ära söönud ja isegi kõnelenud on ta hundiga, mis sest, et petrooliumlambi klaasi abil. Ja minu meelest sai see määravaks seal tookord, et Ilmar Rootsi kaitses edukalt oma doktoritöö, hunt ja inimene, nende suhted Eestis läbi sajandite. Ja kui me küsime nüüd, millised on selle doktoritöö järellainetused, siis need ei ole mitte lihtsalt koht teiste doktoritööde kõrval ühel riiulil, vaid need mõjud on väga ulatuslikud. Me võime rääkida nõnda, et Ilmar Rootsi oma uurimistega algatas hundi rehabiliteerimise Eestis. Mis ei tähenda, et see rehabiliteerimine tänaseks läbi on ka siis, kui me oleme hundi valinud oma rahvusloomaks. Jah, merikotkas on tõesti nõukogude ajast tulles nüüd rehabiliteeritud, aga mitte hunt. Ja seoses sellega peame endalt ikkagi taas ja taas küsima ja enesele selgitama, et hunt ei ole mitte midagi eraldiseisvat. Ta ei ole kuskil kaugel meist, kuskil looduskaitsealal või seaduse sätetes. Ammugi mitte traattõkete vahel, et ta on meie lähedal koos meiega. Ja nii, kuidas läheb hundil, nii läheb tegelikult ka meil. Ja kui ma silitan seda muuseas Ilmar Rootsi heakskiidul õmmeldud hundi ja kopranahast kirikus ja kalal käimise pükste hundi viirge, siis ma tegelikult soovin hundile head ja meenutan ikka hea sõnaga seejuures Ilmar Rootsi.